tere! Täna ma näitan, kuidas õmmelda krinoliinpaela seeliku alla äärde. Krinoliinpaela õmbleme siis selleks, et seelik oleks võimalikult kohev ja hoiaks hästi. Ja videos ma näitan ära teile, kuidas krinoliinpaela korrektselt alustada, lõpetada või siis jätkata. Ma näitan 2 erinevat moodust selleks. Ja loomulikult ma räägin, kuidas õmmelda nii, et krinoliinpael jääks võimalikult elegantne ja nähtamatu sina all, et ei tekiks mingisuguseid rante ega voldikesi. Ja nüüd läheme töölaua juurde ja hakkame õmblema. Krinoliinpaelu on hästi palju erinevaid värve ja hästi palju erinevaid suurusi. Et ma näitan teile näiteks 1,7 sentimeetrist paela ja sellist paela ma kasutaksin õhemate kangaste puhul. Sellepärast, et tal ei ole jaksu, ütleme sellist keskmist kangast juba üles tõsta ja sellist kohevust sinna tekitada. Siis on mul näidata 2,7 sentimeetrist paela või näiteks 3 sentimeetrist. Ütleme see 2,5 kuni 3,5 sentimeetrini on minu lemmiklaius, et kui ma teen ratasklošseelikuid, siis ma kasutan alati seda laiust just. Ja siis on muidugi olemas päris laiad paelad. Näiteks mul on siin 5,5 sentimeetrine pael. Tänapäeval krinoliini all mõeldakse sellist pehmet võrkpaela. Ühest küljest hoiab, eks ole, vormi ja teisest küljest on ta väga elastne. Ja muidugi ta venib, nagu te näete, et õmblemisel tuleb natukene tähelepanu sellele pöörata. Mina otsustasin oma selle seeliku puhul kasutada 3 sentimeetrist paela. Loomulikult, kui teie nüüd hakkate tegema, siis te võtate täpselt sama värvitooni paela, kui on teil see rõivaese. Lihtsalt kui ma võtan musta paela, siis minu videos see välja paistma ei jää. Seepärast ma kasutan punast paela. Ja esimene asi, mis ma siis teen, on see, et ma triigin selle krinoliinpaela kaarjaks. Ja seda sellepärast, et mul on poolratas klošseelik. See tähendab seda, et siit väljast poolt ma venitan teda. Isegi natuke liiga palju vist läheb. Järgmine probleem, mis tuleb ära lahendada, on see, kuidas krinoliinpaela korrektselt niimoodi töödelda, et ta ei hakkaks hargnema. Seepärast, kui te vaatate, siis ta tegelikult hargneb suhteliselt hästi. Ja üks asi on see, et ta hargneb, teine asi on see, et need jäävad väga teravad need otsad siin pärast. Ja sellepärast, enne kui ma hakkan teda seeliku alla äärde õmblema, ma selle otsa nii-öelda kandin ära. Mina kasutan siin valmis kanti, aga selle võib muidugi ise teha. Ja ma õmblen selle kandi, näete, siia. Õmblen siit kinni masinaga praegu. Ja ma kunagi ei töötle ära korraga nii algus kui lõpus, see tähendab, et ma ei mõõda välja täpselt seda, kui palju mul paela läheb. Miks? Sellepärast ma näitasin, et see krinoliin on suhteliselt selline vetruv ja veniv. Ja sellepärast on väga raske väga täpselt mõõta ja ma teen selle teise poole, siis kui mul on enamus sellest paelast juba kinni õmmeldud. Selle seeliku allääre võib muidugi enne krinoliini õmblemist ära töödelda overlockiga, aga ma pean ütlema, et mina ei ole kunagi teinud seda, sellepärast, et see õmblus jääb sisse poole. Ja temaga mitte midagi ei juhtu ja sellepärast ei ole mina seda alla äärt ära teinud. Mul on väljaspool siis seeliku parem pool, mitte pahem pool, vaid parem pool. Ja ma panen selle krinoliinpaela siia alla, et ta täpselt jookseks seeliku alla äärega koos. Ja ma panen ainult alguse, ma ei pane kogu seelikut ära. Sellepärast, et ülejäänud ma õmblen masinaga ja õmblen nüüd 2-3 millimeetri kauguselt siit servast. Ja õmblemisel on hästi tähtis see, et ei venitaks kuidagi seda alusriiet, mille peale ma õmblen. Ja kindlasti ei tohi venitada seda krinoliinpaela ennast, et ta peab olema täpselt selline, nagu ta seal rullis on. Sest kui te venitate ta välja, siis jäävad kortsud sinna sisse pärast.
ja niimoodi tasapisi rahulikult õmblete. Miks rahulikult? Sellepärast, et võib juhtuda nii, et see nõel tabab täpselt seda mõnda tamiili ja siis ta tõmbab terve selle paela kortsu. Ja siis ei olegi muud midagi teha, kui natukene sõrmedega siluda seda paela. Ja see on põhjus, miks ma näiteks overlockiga ei tee, sest overlockil on 2 nõela ja tõenäosus saada pihta sellele mõnele tamiilile siin on 2 korda suurem. Ja ütleme, selle seeliku puhul, mida ma praegu teen ja ta jääb tahapoole, ei ole see väga suur probleem. Aga kui ma õmblen selle krinoliinpaela nii, et ta jääb välja näha, siis see on päris kehv. Ja kui lõpuni on jäänud umbes 7-8 sentimeetrit, siis ma katkestan õmbluse ära ja nüüd ma lõikan alles krinoliinpaela õigesse pikkusesse. Ja krinoliinpaela pikkuse lõpus jätan ma sellise, et ta läheks 4-5 sentimeetrit sellest eelnevast ribast üle. Ja samamoodi kandiga töötan ära krinoliinpaela lõpu. Panen see krinoliinpaela siia keskel umbes, murran pooleks. Ja õmblen ta siia külge kinni. Panen nööpnõltega. Ja liigse kandi lõikan ma ära. Ja nüüd ei ole muud, kui õmblen selle siia kinni alla. Ja nüüd ma teen nii, et ma õmblen 2 need krinoliinpaela siit kokku mööda seda kanti. Nüüd teine võimalus siis kas algust ja lõppu kokku viia ratasklossseelikul või siis jätkata paela on selline, et ma õmblen teda siis nii kaua alla äärde, kuni mul jääb lõpuni 7-8 sentimeetrit. Ja kasutan ma siis kas diagonaalkanti jällegi või lõikan sellest samast seeliku riidest tüki. Ja mida ma teen? Ma teen nii, et ma panen selle riba siia ja krinoliinpael tuleb mul selle kandi peale. Peaaegu siia lõpuni välja. Ja teise panen teisele poole peaaegu lõpuni välja, nii et nad on nagu üksteisest siin üle. Ja keeran selle riba või kandi, mis mul on, siia 2 ühenduskoha peale. Ja õmblen 2 poolt kinni. Ja ma ei õmble seda mitte seeliku külge, vaid ma õmblen eraldi ta siit 2 poolt kinni. Ja nüüd, kui mul see ühendus on õmmeldud, ma lõikan siit muidugi liigse ära ja ma saan jätkata oma kandi õmblemist. Ja kui see on nüüd algus ja lõpp, siis mul on siit poolt kinni õmmeldud. Ja ma teen samasuguse ühenduse ja siis õmblen viimase selle lõigu kinni. Ja nüüd mul tuleb see krinoliinpael keerata töö tagumisele poolele. Ja ma keeran ta siis nii ära ja ma katsun lükata seda krinoliinpaela võimalikult selle alumise ääre vastu. Ja panen nööpnõltega kinni. Järgmine etapp tööst on selline, mille kindlasti paljud vahele jätavad, aga minu jaoks on see väga oluline. Ma tahan, et see seeliku allaäär jääks võimalikult elegantne ja korrektne ja sellepärast ma uuesti pressin ja triigin selle alumise ääre ära, aga enne seda ma muidugi traageldan selle krinoliini siia ääre külge kinni. Näete, kui nõel saab sellele krinoliinile pihta, siis ta muutub selliseks. Õnneks jääb ta meil sisse poole ja ta ei paista välja. Ja nüüd ma pressin selle alumise ääre uuesti ära. Ja siis kogu aeg hoian seda krinoliinpaela ülemist osa niimoodi kokku, et ta oleks võimalikult ühtlane kogu selle seelikuga.
Ja pressin teiselt poolt ka selle seeliku alumise ääre võimalikult sirgeks. Ja alles nüüd, kui mul on kogu seeliku allaääre ära pressitud, õmblen ma ta läbi. Ja nüüd te näete, et mul ei teki siia mitte mingisugust sellist ranti. Et kui seda pressimist ei tee, siis tekib sinna väga konkreetne rant, kus lõpeb krinoliin ja kus ei ole krinoliini. Aga praegu mul on täpselt ilusti kõik see kaar nii, nagu ta on. Ja õmblen kinni ma selle krinoliini vasakult poolt ja päris siit äärest, millimeeter paar. Ja kui on vaja, siis ikkagi hoida seda krinoliini siit võimalikult kokku ülevalt. Minu seeliku allaäär sai valmis. Selline näeb ta välja. Ühenduskoht. See on nüüd selline jätkamine, kus siis on ainult kasutatud ühte riba. Ja siin on see jätkamine, kus on kasutatud siis alguse ja lõpu kinni õmblemist. Ja kui teid õmblemine huvitab, siis vaadake ka minu teisi õmblemise videosid.